Rahulikult seisab kelm järjekorras, kuniks tema kord on käes ja tellib ühe kohvi. Ta kogu aeg käsutas teda, tee seda, tee teist, tee kolmandat, anna nüüd raha tagasi, pane raha kassasse. Enda 50-eurosega vehib naine edasi ja tagasi, kuniks suudab kätte saada lisaks kohvile veel pea 50 eurot. Ta oligi, meil igapäevased kliendid on ju nii lahedad ja mõnusad ja kas tema käitumine oli absoluutselt teistsugune. Et oligi hästi kiiresti nagu segadusse, taktika oligi tegelikult segadusse ajada, ma saan aru. Absoluutselt, täpselt õige. Ehk siis töötaja vaatas siia, vaatas sinna poole. Ja tal kadus nagu taju ära, mis ta nüüd tegema peab. Kas raha tagasi andma, kas selja tagant kohvi andma. Ja ta muudkui kamandas ja siis ta ütles, et ta peab kliendile ju raha tagasi andma, kui klient nõuab. Aga muidugi samal ajal pani see klient oma 50 eurose sinna rahakotti ja tema andis 50 eurosest siis peaaegu 50 eurot tagasi. Malle Laur võttis koheselt ka ühendust politseiga. Sarnane lugu on meil üle pika aja suke esimene, et viimasel ajal ei ole sellist skeemi ette tulnud, kus siis teenindaja selliselt segadusse aetakse ja siis vahetusraha tagasi antakse. Et varasemalt on küll neid juhtumeid ette tulnud, aga mitte nüüd nii väga massiliselt. Kui šokeeritud teie töötaja ise oli, kui ta teile sellest rääkima tuli? No oli küll, sest et ta ei mäletanud isegi seda, mis keeles ta temaga suhtles. Ta viis ta nii kaugele. Jah, ta oli ikka väga šokeeritud. Siis kui ta oli selle 50-sest tagasi andnud ja 50-st kassas ei näinud, ta jooksis järgi talle, aga ta oli juba kadunud sinna põõsaste vahele. Pettur suutis kassapidaja tõepoolest nii segadusse ajada, et lõpuks oli tal taskus mitte ainult enda 50 eurone, vaid ka lisapea 50 eurot ja muidugi ka kohvitops. Üldjuhul jah, et kui juba inimene läheb nagu selle peale, et ta läheb teenindajat eksitusse ajama, et siis nad on üsna sellised järjekindlad ja tõesti võivadki tekitada sellest teenindajast sellist ärevust ja ajada tõesti segadusse. Tundub nagu keegi, kes teaks, mida ta teeb. Oi, kindlasti, absoluutselt. Ja. See ei ole tal esimene kord. Ja. Kuigi rahasumma, mis kaotati, ei ole üüratu, soovib Malle nüüd enda juhtumiga teisi hoiatada valvsad olema. Antud juhul politsei teebki oma tööd, võtame videosalvestused, proovime tuvastada seda isikut, kes antud kelmuse toime pani ja antud juhul on see tegu karistatav rahatrahvi näol.